näiteks vahel on tunne täiesti reaalsusega, ei ole reaalsusega kooskõlas. Noh, nagu Bella tõi ennem näite on ju, et ei lauda üksinda on ju. Võib-olla mees läks korra vetsu on ju, sa juba tunned nagu hüljatuse tunnet ja sul on juba mingisugune paanika läheb peale, et kus ta nüüd on, kus ta jäi on ju. Mees tuleb tagasi, istub lauda maha, naine lõõtsutab on ju. Mis juhtus? Ma mõtlesin, et sa jätsid mu maha. Aga tihti lugu see tulebki sellest, et minevikus, su lapsepõlves, su kehas käivitub reaktsioon, seal tuleb see sama tunne esile, mis võib-olla su vanemad hülgasid siin võravoodis, kus on nagu trauma selles kohast, et sa ei mäletagi, sul ei ole veel verbaalset väljendust. Et need reaktsioonid tihti lugu on meie kehamällu, meie rakumällu talletunud ja võib-olla, ja kui see mees on ebateadlik, ütleb, et ei no mis mõttes, ma käisin ju vetsus, seal oli järjekorda, ma tulin tagasi, mida sa nüüd stressad siin, paneb veiniklaasi, ütleb, kuule ole, joo nüüd veini ja, aga teadlikkus paari suhtes, mida sa teha saad, sa päriselt nagu näed oma paarilise haava, sa näed tema õrna kohta, isegi kui sa ei mõista teda. See ongi see, et ma päriselt näen siin ja siis te saate selle koha pealt vaadata, aga miks see nii juhtus?